Aga enne, kui jätkame järgmise kategooriaga, teeme väikese pausi tunnustamisest ja saame osa videosarja teisest osast, kus saate näha ja kuulda taas olulisi mõtteid noortelt ja noortega töötajatelt. Video on nüüd teie ees. Palun! Kui ei oleks sellist süsteemset huviharidust, siis loomulikult oleks väga palju inimesi, kes ei leiaks elus üles oma kutsumust või kontakti oma isiksusega. Huviharidus on just sellepärast oluline, et ta annab inimesele inimeseks olemise võtmed kätte. Ma olen näinud noorte arengut kõrvalt, mis on see noorsootöö kõige olulisem osa. Ma ütlen ausalt, et kui seda valdkonda ei oleks, siis meil ei oleks päris paljusid noori olemas. Väga mitmete noorte potentsiaal siin elus jääks märkamata, nende tugevused jääksid märkamata ja kui me neid ei märka, siis ei saa me neid ka toetada. Haridus, mille noored saavad, on siuke nagu DNA kaksikheeliks, mille üks osa on siis formaalharidus, mida sa saad koolis ja teine osa on siis just see, mida sa saad väljaspool kooli, kas siis noortekeskuses, huvihariduses või kusagil huviringis käies. Et see on see, mis teeb sinust lõpuks inimese ja kui üks pool sellest puudu on, siis sa oledki poolik. Ilma huvihariduseta oleks noortel väga suur teadmatus, mida nad elult tahavad, mis on nende anne, milles on nad head. Huviharidusringid on need, kus inimesed tulevad päriselt kokku ja teevad midagi päriselt ja koos. Ja see ühe erialaga süvitsi tegelemine ühes kambas, ühes klassis, ta andis ikka sellise tohutu jõu ja huvi lugeda, kirjutada, käia palju teatris, kuna ma käisin teatriklassis. Ma olen enesekindlamaks muutunud, oskan ennast paremini nüüd väljendada. Huviharidus on selline peaaegu nagu maagiline võluvits, et see on hariduse see osa, mis toetubki puhtalt noore enda huvile. See tähendab, et ta tuleb koos sisemise motivatsiooniga, säravate silmadega, ta tuleb vabatahtlikult. Ma ei näeks oma elu teistmoodi, et sellest, et ma olen hästi palju sealt kaasa saanud, nagu piljardi mängimine, lauatennise mängimine ja veel videote tegemine. Kui noorsootööd ja huviharidust ei oleks, siis mul on tunne, et inimestel oleks igav, eriti lastel. Nad istuksid kodus, istuksid telefonis. Neil ei oleks midagi teha, nad ei leiaks neid huvisi, mis neil on. Ande märkamine ja noore julgustamine oma annet arendama on kindlasti ka tee ja suund siis tema kutsumuseni või selleni, millega ta elus tahab tegeleda. Võib isegi niimoodi öelda, et huviharidus on tabureti ülivajalik kolmas jalg. See on see koht, mis kannab sind läbi elu võib-olla kõige raskemate hetkede. Jah, ma tean, ma suudan, ma oskan, mul on see minu huvi. Neile, kes kahtlevad, kas minna huviringi või mitte minna, ütlen kindlalt. Minge ja ärge isegi kahelge. Proovimata jätmine võib tähendada, et jääd millestki väga olulisest ilma.